Ja tuletaks siis ka veel meelde meie tänase aktiivse vaataja auhinna. Ja aktiivse vaataja auhinnaks on siis täna iPadi kott, mis on siis samuti tehtud tuletõrjevoolikust. Vastab tõele, eks ju? Just. Ja see on mõeldud siis selleks, et sellised telefonid, nagu nad on, ei läheks katki. Et ma arvan, et kas teie kott kaitseb telefoni, et ta ei saaks siis selliseks? Ja iPadi tasku siis ilmselt telefoni ei pane, aga telefoni taskud on ka olemas. iPadi tasku, jah. Telefoni taskud on ka olemas ja see ongi osalt selle jaoks mõeldud, et see ei oleks igav, nagu on masstootmine minu arvates. Ja teisalt siis selle jaoks, et ta kaitseb natukene niiskuse eest ja kindlasti, kui ta maha kukub, siis ta ei muutu selliseks telefon seal sees. Et on selline tugev ja kaitsev. Just. Mis on üldse selle tuletõrjevooliku kõige selline parem omadus, kui te nüüd valisite selle oma tootmise jaoks? Me ei valinud seda omaduste järgi. Valisime pigem väljanägemise järgi ja selle järgi, kui palju seda tekib siis aasta jooksul tuletõrjutel. Aga omadustest, näiteks see punane voolik, mis siin on, kannatab kuskil 450 kraadi kuumust. Need kõik on veekindlad ja nad kindlasti ei kulu ära. No omadusi ju kamaluga, mis nagu peakski olema vastupidavuse tunnus. Just, aga kõik ütlevad, et meie toode on kvaliteetne, meie toode on tugev. Vastupidav stuff nagu näha. Küll aga me auhinnaks oli siis iPadi tasku, jah? iPadi tasku, just. Et see on siis selline vähe suurem? See on natuke suurem, jah. Aga mida te üldse toodate, et nagu ma aru sain, siis iPhone'idele, iPadidele? iPhone'idele, iPadidele, siis on meil tote bag, mis on pigem naiselikum, siis on meil messenger bag, mis on minu kõrval, arvutikott on ja on ka naistele väiksem õlakott ja iPad mini tasku on ka siis olemas, et kokku 7 tükki. 7 erinevat toodet. Just. Ja see oli siis... See on õlakott, et see on pigem, ma arvan, maskuliinsem kott, mille sees saab siis kanda kõike, mida igapäevaselt vaja on. Arvuti, dokumendid, õpikud, mida iganes. Väga uhke. Nii, sellega poodi ka võib minna või mis sellega täpselt tegema peab või mis ja sisse teie arvates käib? Meie arvates käib sinna niisugune pigem kiire eluloomuga inimese asjad, et arvuti, mõned dokumendid, naistel siis mis iganes, huulepulgad, ripsme, dušid, mida iganes. Nii, ma vaatan kohe ära, kas naistel on meigi asjadel oma tasku ka, aga olete te kursis, millised naiste käekotid on? Disainer on meil naine, õmbele on meil naine. Aga ma mõtlen, mis tingimusi peab üks naiste käekott täitma, teades seda, millised need naiste käekotid? Mina vist pigem nimetaks seda lihtsalt naiste staffiks, aga ma usun, et disainer mõtleb rohkem selle peale, nende asjade peale, mis sinna sisse siis peaks minema. Jah, mina omalt poolt ütlen lihtsalt seda, et vahet ei ole, kui palju pisikesi taskuid, naistel on hästi palju erinevaid asju, eks ju, mida on vaja panna, aga vahet ei ole, kui palju neid pisikesi taskuid on, lõpuks on nad kõik ikka siin niimoodi ühes koos ja siis, kui midagi on vaja, siis telefon heliseb kuskilt põhjast, siis naine otsib kuskilt, telefon heliseb, karjub, ikka otsib ja lõpuks ta ei leia mitte midagi ülesse. Ja need kotid on lihtsalt niivõrd suured peavad olema. Nüüd ma arvan, et see on täitsa vinge. Aga selle koti materjali juurde ma tahaks veel tagasi tulla, et kust kohast need voolikud siis ikkagi tulevad ja kust selline nagu võimalus neid saada? Võimalus tekkis siis sellest, et mul on üks hea sõber, kes on ise tuletõrjuja ja tuletõrjevoolikud siis praegu tulevadki enamus Eesti tuletõrjekomandodest üle Eesti, siis Eesti on tuletõrjujate mõistes siis 4 jaotatud Põhi-Lõuna, Ida, Lääs, kus siis neid voolikud kogutakse, aga esimene hunnik tuletõrjevoolikuid tuli meil ka Norrast siin paar nädalat tagasi. Et Eesti voolikutest kindlasti ei piisa, et seda nõudlust ära rahuldada, aga me vaatame siit Lätist, Leedust, Soomest juurde endale. Me vaatasime ka enne uudiseid, et kui me just uudiseid nagu pärast esimest pausuudised käima panime, oli seal just näha ühte tulekahjut ja ma hakkasin mõtlema selle peale, et teie, kui kes te tahate teha raha, tahate toota kotte, et kas te siis loodate ka, et on palju tuld, et tuletõrjujad kulutaksid voolikuid? Ühtepidi on see tõesti, isegi ta ei olegi halb, et eelmine aasta oli tegelikult kõige vähem tulekahjusid vist 20 aasta jooksul Eestis üldse. Aga see on nagu hea asi, et need kotid on küll, igaüks on elu päästva minevikuga, aga
me ise kuhugi süütama ei lähe, et neid voolikuid juurde saada. Et me pigem koristame need siis mõnest teisest riigist ära. Kas on mõni riik, kes ei taha ka neid voolikuid, kes neid lihtsalt viskab minema või mis üldse tehakse voolikutega, kui neist kotti ei tehta? Enamus kohtades visatakse minema. Saksamaal kindlasti visata, sest seal on suur toot olemas. Eestis iroonilisel kombel põletati neid voolikuid kunagi. Aga üldiselt visatakse lihtsalt prügimäele või kuhugi maatäiteks. Aga kas see materjal, nagu on aru saanud, on väga vastupidav, et on selline tugev, et kas ta nagu kõduneb ära või mis ta üldse nagu võiks siis juhtuda, sest tundub, et on selline jube tugev? Ma arvan, et ma ei ole nüüd täiesti uurinud, millest need kõik tehtud on. Osa voolikud on vist linasest tehtud, aga nad kõik sisaldavad mingil määral kummi või siis mingisugust tulevastast materjali, et see kõik on ilge keemia. Ja seda ei tohiks siis kuhugi, see kindlasti ei kõdune ära. Et sellepärast me siis ka hakkame ilmselt kas järgmine aasta või see aasta äkki jõuame veel. Kui inimene ostab meilt koti, siis ta saab selle kuskil 3-4 aasta pärast meile tagasi saata ja vastu saab siis niisuguse diplomi või sertifikaadi, et ta on maailma rohelisemaks teinud ja me võtame selle koti lahti ja teeme nendest uued kotid. Uskumatu, teil on ka veel lisaks siis, nagu ma aru saan, selline keskkonna kaitse või keskkonda säästev. Just, et miks seda materjali raisata, et kui seda saab, see ei kulu kindlasti 3-5 aastaga ära, et saadame selle uuele ringlusele. Aga kui palju tegelikult üks tuletõrjekomando, ütleme niimoodi keskmiselt aasta jooksul kulutab neid voolikuid, on mingitki arusaama või mingitki ülevaadet? Eestis väga mitte. Ma tean, mul üks tore Soome sõber, kes uuris välja, et Soomes, õigemini Helsingis kantakse aastas maha kuskil 14 500 meetrit voolikut, mis on väga-väga palju. Eesti numbreid ei tea? Eesti numbreid ma praegu peast tõesti tea, sest Eestis täiesti oleneb sellest. Aga need voolikud ikkagi, et need siis, aga kas sa oled kursis selle numbriga, et kui kaua ütleme, et üks tuletõrjekomando võtab ühe vooliku kasutusele, kui kaua kulub aega selleks, et ta selle vooliku nagu ära kulutaks või ta saaks ära visata? Seda ma olen uurinud, osa voolikuid on kuskil 30 aastat kasutuses, osa voolikud läheb esimese metsatulekahjuga mahakandmisele. Täiesti uskumatu. Äkki räägime sellest lähemalt, aga nüüd jätkame reporterilainel ja oleme peatselt tagasi. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile. Mina Kätlin endiselt siin ja et reede õhtu ei mööduks siis igavalt, on mul ka otse loomulikult külaline ja kes meiega juba ennem olid teavad, et selleks on Ivar. Ja kes veel just alles on meiega liitunud, siis Ivar on noormees, kellel on antud selline kuldne või kreatiivne aju, loomingulisus ja tema tegeleb siis selliste asjadega, nagu on tuletõrjevoolikutest, toredate kottide, mobiilitaskute, iPadi, hoidjate ja kõige muu sellise tootmisega. Minul on väga palju põnevaid küsimusi, mõned olen juba ära esitanud, mõndasid hakkan kohe esitama, kuid ootan endiselt ka teie küsimusi. Mõned emailid mulle on tulnud ja saatke meile email stuudio@teineekraan.ee ja esitage ka oma küsimus, sellepärast et lahe iPadi hoidja on siis täna auhinnaks. Milline seda ei osanud täpselt öelda, sellepärast et kõik tooted on unikaalsed. Kõik tooted on unikaalsed. Ja mida muud, kui pange küsimused teile ja kindlasti te saate oma küsimustele vastuseid, mis iganes teile siis parasjagu huvi peaks pakkuma. Meie hakkame vaatama Kuldvillakut ja Kuldvillaku esimesel pausil oleme siis tagasi ja siis teeme väikse teadmiste kontrolli teile ka. Olge meiega, oleme peatselt tagasi. Tere taas teiselt ekraanilt ja olen siis endiselt siin Ivariga, kes meid enne vaatas, siis kõik teavad, millest jutt. Täna räägime siis kottidest ja räägime tuletõrjevoolikutest, täpsemalt tuletõrjevoolikutest kottidest siis. Ja kutsun veel üles, veel jõuate saata meile küsimuse aadressil stuudio@teineekraan.ee. Kohe kui Kuldvillak siis läbi saab, võtame need küsimused ette, vaikselt alustame juba sellel pausil. Ja auhinnaks siis on iPadi kott, proovime seda siis ka, kaasas sul seda täna ei olnud, nagu ma aru sain. Proovime kodulehelt üles leida teie selle iPadi kotti. Koduleht on siis, kuidas ma selle kirjutan? Jose
Josevear Vear, kaksiseiga. .com. Nii. Ja otsime siis üles. Nii, koduleht täitsa olemas. Mul esimese asjana vaatab siit vastu tuttav õlakott. Just. Täitsa uskumatu, täpselt samasugune. See on see sama kott kindlasti, jah? See on see sama kott, jah. Sest teist samasugust vist ei ole. Teist samasugust ei ole. Rääkige natuke sellest eripärast, kus te ütlete, et kõik tooted on erinevad. Kuidas see võimalik on? Kuna tegemist on tuletõrjevoolikuga, siis see tulenebki sellest, et osa voolikuid on kasutatud linnades mööda asfalti lohistatud. Osa on kasutatud metsatulekahjudes, kus on mõned põlemisjäljed võib-olla peale näha jäänud. Ja osadel on siis voolikute seerianumbrid, kuna kõiki voolikuid märgistatakse. Samas on osadel ka märked tuletõrjete poolt, et näiteks Paldiski voolikutel on enamasti kõigil Paldiski peale kirjutatud. Et üks siuke äge kott on meil ka praegu valmistamises, kus siit tuleb siuke pikk suur tekst Paldiski. Nagu ma siis aru saan, et igal kotil on ikka tõeline ajalugu. On. Me räägime sellest veel, aga näitame selle iPadi tasku ära. Nii, teen siis lahti, nii iPadi tasku. Ja vaata sealt seda kollast pilti. Kollast pilti, juh. Nii, näiteks siin on siis üks kollane iPadi tasku ja väga uhke B4 või mis siin peal on? Võt ma ei teagi, mis sinna pildi peal on jäänud. 4, jah. Üks on ilma ja teine on väga, kirjadega. Väga uhke ja üks iPadi tasku siis on aktiivse vaataja oma ja selle hea küsimuse või selle lemmikküsimuse valib siis välja Ivar. Ja küsiksime, siin vaatasime praegu kuldvillakut, et ma siin teen sulle korduvalt reklaami, et minu arvates sa oled ikka nagu super ajudega mees, et mis sa nendest ajudega meestest seal arvad, et need ka on päris tugeva konstruktiivse ajuga peaks? Ma arvan, et see on täitsa uskumatu. Samas inimesed teavad nii palju, aga mina praegu nendele teadmistele nagu rakendust reaalses elus lihtsalt ei oska leida. Et pigem võiks teha midagi sellist, mis loob lisandväärtust, mis pakub inimestele midagi emotsionaalselt. Aga kas on teatud tüüp inimesi või oled sa kokku puutunud sellist inimestega, kes lihtsalt naudivad seda, et õppida igasugust staffi terve maailma ja igasuguste asjade kohta lihtsalt pähe, et minna mälumängu ja mängida, näidata teadmisi? Sellist inimest, kes selle mälumängu pärast õpib, sellist ma ei tea. Küll aga ma tean palju inimesi, kes lihtsalt on uskumatult targad ja mul jääb iga kord suu lahti, kui ma nendega suhtlen. Kui targaks ennast ise pead? Oleneb, kuidas või mille järgi mõõta, et akadeemiliselt, kui ma nüüd oma lõputöös on kaitstud, siis ilmselt ma olen akadeemiliselt mingil määral tark, aga ma ei oska selle küsimuse vastata. Aga kas selliste, ütleme, kas loomiseks, kreatiivseks loomiseks peab olema tark või mis peab olema? Ma arvan, et loominguline peab olema, see ongi kõige tähtsam ja ilmselt peab ka mingil määral ambitsioonikas olema ja asjad lihtsalt ära tegema. Aga kas tarkus ja loomingulisuse on asjad, mis ilmtingimata ei pea kokku käima või pigem peavad? Ma arvan, et võivad käia kokku, aga nad ei pea käima kokku, et mõnikord tarkus võib loomingulisest pidurdada. Väga tark tõde, ei ole midagi öelda. Tarkus võib loomingulisest pidurdada. Liiga ratsionaalsed, liiga hoiavad kinni sellest, mis tohib teha või mida peaks tegema. Just. Uskumatu. Aga väga tore. Ma vaatame ka küsimusi. Meil on tulnud ka mõni küsimus. Võtaks ühe küsimuse. Kaarel näiteks on küsinud, aga kuidas te neid kotte teete? Et nüüd siis selline praktiline küsimus kottide kohta. Kottide tegemine tegelikult hästi keeruline. Et kõik algab sellest, et ma kas helistan või saan kõne tuletõrjekomandost. Siis me toome need voolikud sealt ära, siis hakkab disainer vaatama, millisest voolikust, millist kohta tuleks lõigata ja millist kotti sellest saab teha, et seal on erinevad läbimõõdud, erinevad värvid, kõik. Ja sealt edasi, kui need materjalid on välja valitud, siis lõigatakse need teatud koti jaoks siis valmis, viiakse pessu. Pesemine toimub hetkel tegelikult Estonia teatris, et see on niisugune huvitav fakt. Ja sealt edasi siis läheb see tagasi meie stuudiosse, kus siis sõmeldakse tükid kokku ja jääb ootame siis oma uut omanikku. Mis selle Estonia teatris nii põnevat on, et just seal saab neid asju tuletõrjevoolikuid pesta? Seal lihtsalt on need suured tööstuslikud masinad olemas, millega saab pesta, aga disainer Lee on meil tegelikult Estonias tekstiilikunstnik, et sealt ka see kontakt siis.
väga põnev. Ja siit ka kohe teine küsimus, et Kadri, 28 vanus ka täitsa siin küsib, et tere, mis värvidest teil tooteid on? Milline oleks kõige naiselikum värv teie valikus ja kas valite ka, mis värvidest, mis toodet valmistate? Lahe ettevõtmine igatahes. Aitäh. Valime kindlasti, mis värvidest teeme. See oleneb nüüd sellest, kui paks on voolik, oleneb sellest vooliku eripärast. Aga praegu on meil halli, punast, kollast, musta. Et hästi palju ma kuulen seda, et tehke mustasid kotte, aga must on vooliku sisemine pool ja see ei too, ma arvan, seda vooliku sihukest elu sinna kotile nii palju juurde, et me kindlasti kasutame seda, nagu siin kottide puhul on näha, aga kõige naiselikum, kas siis see, mis on eriti puhtaks läinud valge voolik või siis kollane. Aga te ütlesite enne, et valget ei ole, valget ei nimetanud, et kas see on siis miski väga eriline või teistsugune? Ta on lihtsalt selline voolik, mis kogemata läks pesus nii valgeks, et tegelikult on hall, aga tegelikult on kõik voolikud hallid, nad on lihtsalt tuletõrjujate poolt mingi asjaga ära kaetud, et nad siis saavad kollase või punase värvuse. Okei. Nii, ja mis värvidest mida teha, et no mis siis on selline, ütleme näiteks iPadi kott, mis värvi sellele siis sobib teie kriteerium? iPadi taskud on meil praegu valge või siis hall, kollane ja punane. Ja iPad mini on siis ka musta värvi olemas, mis on siuke hästi läikiv ja naiselik, ma arvan. Super, Kadri, ma loodan, et sa said oma vastuse. Meie vaatame end edasi neid teist sorti tarku mehi, aga kindlasti väga tarku mehi ja oleme siis varsti jälle tagasi, et võtta ette kõik ülejäänud kirjad ja küsimused. Jääge meiega. Tere tulemast tagasi. Meie reede õhtu siin teisel ekraanil on olnud väga meeleolukas ja väga hariv nii minule kui ka minu saatekülalisele. Vaatasime siin endiselt Kuldvillakut ja tänane Kuldvillaku võitja läks täis panga peal enam-vähem välja. Ta panustas sellise summa ja ta võitis selle. Riskantne, aga näed, teinekord tasub. Kui palju leiutamismaailmas tasub riskida ja kui tihti see kas tasub ja kas see võib ennast õigustada? Ma ei nimetaks ennast leiutajaks, aga riskima peab. Et vist oli siuke ütlus, et kes ei riski, sampust ei joo. Ma arvan, et ettevõtlusmaailmas ongi niimoodi, et sa peadki riskima. Muidu sampust joote või? Harva. Ma ei ole sampuse mees. aga ikkagi riskite? Ikka, peab riskima. Aga ma arvan, et risk peab olema kaalutletud, et ta peab millegile tuginema ka. Aga mis teie maailmas riskimine üldse tähendab? Kas see tähendab lihtsalt nagu midagi rahalist, tähendab see ideelist? Ühelt poolt ideelist, sellepärast, et kunagi ei tea, mida sellest voolikust saab teha, et meil mõtteid minul kui disaineril on väga palju. Aga ma arvan, et see ongi riskimine, et sa pead päeva selle toote arendusse nii-öelda ja lõpuks ei tule midagi sealt välja. Mina ütlesin leiutaja, teie ütlesite disainer, te ütlesite pool leiutaja. Leiutaja, disainer, no mõtlete ju asju välja. Ja, aga kas ma arvan, et leiutaja see kõlab kuidagi liiga uhkelt või? On pigem jah, võib-olla seda seostaks innovatsiooniga, aga kottide tegemist või materjali valikut mitte. Olgu disainer Ivar, vastame nüüd küsimustele. Mihkel on küsinud, tere, teil on väga lahe idee, aga kus teie kott Eestis osta saab? Pole sellest varem midagi kuulnud, kus te reklaami olete teinud? Reklaami ei ole teinud. Facebookis natukene midagi oleme nokitsenud, aga osta või vaadata saab Vabaduse väljakult New Nordicust, osta saab Voorimehe tänavalt Talist, lennujaamast Pohlast, Seasonist, Tartust disainimajast ja Telliskivi tänaval on siuke pood nimega Keep või Keep. Te vist väga igale poole võimalust vast oleks või ega te vist väga igale poole seda toodet nagu ei taha suruda ka, et Selveri poeletilt kuskilt, mitte et mu Selveri vastu midagi oleks, aga et kuidagi erilised kohad tunduvad olevat. Ta selles mõttes on jah nii-öelda eriline, et ma arvan, et siuke inimene, kes tahab endale tuletõrjevoolikutest kotte, läheb otsima seda pigem butiigist kui Selverist. Just, kas teie peas laagerdub ka mõni mõte, mida võiks osta Selverist?
mis on tehtud tuletõrjevoolikutest. Ei, te ütlesite, et teil on massiliselt ideid, teil arvuti on ideid täis. On, ühtegi ma kindlasti ei avalikusta, aga Selveri ideed päris ei ole. Aga Selverist saab varsti ühte teist lahedat toodet osta, mis Ajujahil kahjuks ühtegi auhinda ei saanud, aga Luulu kassiliiv minu arust väga lahe idee. Luulu kassiliiv, olgu. Ajujahist üldse rääkides, et teie osalesite ka selle aasta Ajujahil, kuidas teil läks? Olime kõigepealt 25 seas, kus me 10 sekka ei saanud ja siis toodi meid justkui musta hobusena tagasi sinna poolfinaali siis ja lõpetasime oma teekonna siis 8. kohal. Et tundus, et žürii otsib midagi tooremat. Ehk mis ei ole siis nii mis ei ole, jah, ei ole valmis, ei ole müünud, ei ole tegutsenud. Siit ka üks küsimus, see on ka seotud Ajujahiga. Liina on küsinud, vaatasin Ajujahti see aasta. Minu arvates olite te väga lahedad. Miks teie arvates te finaali ei pääsenud? Mis te eilsest Ajujahi finaalist arvate? Finaali me ei jõudnud ilmselt just sellepärast, et see raha oli mõeldud kellegile, kes seda võib-olla rohkem vajab. Et žürii, mul ei vähemalt selline tunne, et žürii arvas, et me saame ise hakkama. Kindlasti saame ka, aga see rahaline tõuge oleks kindlasti palju juurde aidanud. Finaalist ma olen ülipettunud, et Paikip ei saanud esikolmikusse. Ma arvan, et Paikip oleks pidanud võitma üldsegi selle. Mis asi on Paikip? Paikip on siuke turvaline jalgrattaparkla, mida sa saad lukustada ja lahti teha mobiiliga. See on täiesti tasuta. Et esimene parkla on neil nüüd just enne finaali, nad panid tegelikult selle üles ja see on Ülemiste keskuse ees. Ja lähitulevikus on neil plaanis ka siis siin, ma ei mäleta, kas 30-50 parklat Tallinna linna peal panna. Et jällegi näida sellest, et inimesed arenevad, idee areneb, minge välja. Aga arengud tunduvad minu arvates, kui ma vaatan üldse seda listi ja kõik, et inimesed mõtlevad hästi palju lahendusi välja just nagu mobiili ja äppide ja selliste asjade baasil, et kas nagu muud ei olegi enam? Ma ei oska seda äppindust üldse kommenteerida, et mul endal pole nutikat telefonigi. Aga see, et seda saab parkida mobiiliga, seal ei olegi seda äppi vaja, et sa helistad Google numbrile. See on lihtsalt siukene idee, mis teeb võib-olla meie linna õhku ka natukene puhtamaks, et inimesed rattaga sõidaks rohkem. Pluss Taani ja madalmaadesse see parkla sobib ilgelt hästi. Aga samamoodi, kui te ütlesite, see on hea idee, et soovime siis edu, loodame, et nad suudavad ka ennast ikkagi ise läbi lüüa. Küsib Janne, just vaatasin ühte pilti, kus ühed Aafrika inimesed tegid autorehvidest jalanõusid. Eestis on ka palju autorehve üle. Kas te nendest ei sooviks kotte tootma hakata? Aafrika. See on väga huvitav. Ei, rehvide peal ma olen väga palju mõelnud tegelikult ka. Aga ma olen praegu leidnud netiavarustust ainult ühe pildi, kus oli tehtud autorehvist siis jalatsi jaoks tald. Aga meie ise praegu jalatsite maailma ei sukeldu. Meil on jalatsitega meil on väga palju mõtteid ja väga palju plaane. Ja meil on üks väga tore jalatsi disainer ka meeskonnas poolel kohaga. Et kindlasti midagi kunagi tuleb. Aga siit tekkis kohe minu küsimus, et kui suur teie meeskond on ja kaua te üldse sellise kotindusega tegelenud olete? Meeskond, kui see jalatsi disainer välja arvata, kes on projektipõhiselt meil sees, siis on meid 5 tükki igapäevaselt. Et olen mina, on disainer, on õmbleja, on inimene turunduse peal ja on inimene siis üks impordi, ekspordi peal, import siis selles mõttes, et toome voolikuid Eesti. Aga sellise leiutuspoolega siis, nagu ma aru saan, sina kannad hoolt sellest? Lee pakub sellised ideed välja, tema disainer, aga ütleme, lõplik toode saab siis meie 2 või siis meie 3, kuna õmbleja peab ka olema selles arutelus sees, siis meie 3 sümbioosis jõuab see kott siis. Aga mis on see sinu kõige tähtsam roll? Igapäevategevused. Kõik praegu ma teen selles mõttes kõike, ma võtan tellimusi vastu, ma mingil määral teen turundust, ma teen raamatupidamist, kõike, mis ettevõtlusega seotud on. No nii. Siin, kui me saadet vaatasime, sa mainisid ka ühest väga huvitavast suurest kogusest ekspordi variandist, mis teil siin oli, et äkki räägime sellest natuke lähemalt, et teil oli võimalus anda ära suur kogus oma tooteid. Ja see
võib-olla mingil määral oli eksport, aga enamus kottidest olid kindlasti Eesti, et see oli siuke esimene tellimus ettevõtte poolt, et siuke väga tore Eesti ettevõtte nimega TransferWise tellis siis oma töötajatele kotid. Et nad mõtlesid selle peale, et kas me teeme nüüd töötajatele mingisugused logoga kruusid või pastakad, aga mõtlesid, et kuna need on siuksed innovatiivsed ja noored tegijad, siis tahavad midagi täiesti unikaalset saada. Pilt oli sul ka, et väga äge pilt, et äkki saame vaadata. Ma ei tea, kas me saame selle küll pilti, aga on sinu arvuti peal, jah? On, või siis kui sa saad enda arvutist Facebookist näidata, siis Facebookis on meil see pilt olemas seal. Aga me võime näidata seda sellesse kaamerasse äkki, seda pilti, et mõtle, kui lahe, teistele firmadele ka selline uhke idee, et panna terve firma selliste värviliste ja lahedate vooliku kottidega ringi käima. Uskumatu, kui erilised te siis olete. Väga kihvt. Nii, ja üks küsimus. Tere, Ivar, kas te müüte ka enda kohvritest tehtud toole, kust neid osta saab? Sellega mina enam ei tegele, aga kes teeb väga lahedat mööblit, on üks teine Ajujahi meeskond, kes ka välja kukkus, Sins Design. Et nemad teevad siis vanadest puitmajadest, kui need maha lähevad lammutamisele, siis nemad võtavad selle materjali ja teevad nendest siis lillepotte, laudu, toole ja kõike. Et seal on kõigel niisugune mitmesaja aastane ajalugu juures, mis on ka minu arust väga lahe. Kust tuleb selline asi, et noored inimesed võtavad lihtsalt kätte ja hakkavad mõtlema, kuidas saab asju taas kasutada? Kas see on kuidagi kergem selles suhtes, et saab nagu odavamalt või on tõesti kõik nii rohelise mõtlemisega juba? Ma arvan, et ilmselt ei ole nagu see roheline mõtlemine ei ole nii tähtis siin kohal, aga ma ei teagi, kus see roheline siuke asi tuleb. Ma ei ole ise üdini roheline inimene, aga ja kindlasti ei ole see ka lihtsuses, sellepärast, et asja taas kasutada on palju keerulisem kui uut asja teha. Aga kindlasti on võimalik sellega jõuda lihtsalt kiiremini selle sihtrühmani, kes sellest lugu peab. Olgu, küsib Ain, kas te valmistate ka eritellimusel tooteid? Näiteks, kui mul on idee, aga pole voolikut, kas teete ära? Me oleme teinud siin mõned eritellimusel tööd. Üks läks minu poolajale, kes käis sellega, mitte päris presidendi vastuvõtul, aga ühesõnaga president kutsus väliseestlased endale külla ja siis selle oma kostüümi juurde nii-öelda me tegime talle siukse custom design koti. Et ühesõnaga on võimalik? Võimalik on. Ja on veel üks küsimus. Karoliina on küsinud. Mis küsimus? Olgu, see on siiski tundub vist, et on äriline. Et millega sa vabal ajal tegeled? Kas sul on meil mõni huvitav asi käsil? On küll huvitav asi käsil. Ma vist enne mainisin ka, et ma kirjutan siiamaani lõputööd, et see sai nüüd küll ära esitatud, aga vaba aeg on housewear, on lõputöö ja natuke pereeluks ka aega. Kas lõputöö teema on saladus? Ei, see on housewearist. Et kas see, kuidas see äriidee sündis või kuidas te neid teete või mis? See on selle suunitlusega, et kuidas turundada Eesti teadlikele tarbijatele ja pigem võib-olla selle suunaga, et kuidas USA turule siseneda laiemalt. Siit siis küsimuste pagas on suht koht läbi, aga lõpetuseks võib-olla minu küsimus siis, et te olete Eesti tegijad. Ma saan aru, teil on veel palju ideid, millega te veel jõuate igale poole, tahate jõuda, ma soovin teile absoluutselt selles edu, aga kuhu te tahate jõuda siis nende houseware'i kottidega? No praeguseks on meil kogunenud kuskil 25 riiki, kuhu me oleme kotte saatnud. Enamus inimestel läheb USA-sse. Kuhu? Ma arvan, et USA-sse ongi õige vastus. Te ei ole teinud reklaami, te ei ole teinud turundust ja te ekspordite 25 riiki. Mis toimub? Kuidas see võimalik on? Jah, see on läbi välisblogide. Et blogimine on põhimõtteliselt tasuta, et sinna läheb ainult minu või siis meie turundusinimese aeg, mida jah, võib nagu rahasse ümber arvestada. Aga kuna idee on niisugune üsna uus inimeste jaoks, siis niisugused suured blogid on nõus sellest ka kirjutama.
ja sealt jõuab see info juba miljonite inimesteni. Aga see tähendab siis tegelikult seda, et teile tuleb rohkem selliseid privaattellimusi, sellise ühe koti kaupa, et tere, mina tahan nüüd õlakotti, mulle see, või siis tuleb nagu ka rohkem, et mingi pood kirjutab kuskilt, mingi Saksamaa või USA pood kirjutab, et palun mulle 50 õlakotti. Jaa, et üks asi, meil ongi selles mõttes kaks suunda, et üks on see, et inimesed tulevad, ostavad endale kotti, teine on see, et meil on Saksamaal hulgimüüja ja meil nüüd lähitulevikus lisandub siis ka Kanadasse ja USA-sse edasmüüjad. Et ühelt poolt siis jah, läheb läbi butiikide edasmüüjate ja teiselt poolt siis inimesed ostavad niisama, mis on minust väga tore. Kumb osa suurem hetkel on? Kindlasti edasmüüjad. Et inimesteni jõuda on üsna keeruline, kui sinna mitte väga palju raha sisse panna. No meieni ilmselt olete te täna jõudnud nende kottide kõikidele vaatajatele siis, et kindlasti vaadake koduleht hoolikalt läbi. Meie ennem sinna korra juba pilgu heitsime, et väga palju erinevaid ja põnevaid tooteid seal ja olge siis kindlad, et iga toode, mis te saate, on unikaalne ja mitte kellelgi teisel ei ole täpselt niisuguse kuluvusastmega voolikust kotti, kui täpselt teie ostate. Aga nüüd on meil aeg sealmaal, et me peaksime siis välja valima ühe küsimuse, mis teile meeldis. Et kas mäletad mõnda, mis kohe niimoodi koidab, et oli väga hea? Kadri vist oli selle inimese nimi. Ja ta küsis? Ma mäletan, et ütles, et meil on väga lahe idee. Ja ta küsis vist tootmisprotsessi kohta äkki. Ei, Kadri küsis värvide kohta. Värvide kohta, just. Mis on kõige naiselikum värv ja kas te valite ka, mis värvidest mida teha? Just. Ja väga lahe ettevõtmine. Kadri, palju õnne. iPadi kott on teie oma, loodame, et teil on ka iPad. Kui ei ole, siis pole oluline, teil on iPadi kott. Nüüd on põhjust osta. Nüüd on põhjust iPad ka osta, et palju õnne reede õhtusse teile ja mina tänan tulemast, Ivar. Aitäh kutsumast. Iga kell ja absoluutselt soovin teile edu, kuigi ma näen, te olete edukad nagunii, aga edu on ju alati vaja ja jõudu ja jaksu uutel turgudel ja kindlasti, mis on veel olulisem, uute ideede elluviimisel. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh ka teile vaatamast. Ma soovin teile mõnusat, kreatiivset ja loomingulist reede õhtut. Aitäh teile ja nägemiseni. Kohtumisel.